ma lühidalt uputan teid infoga üle, aga see annab ka sellise üldpildi, et mis meil siin siis toimub. Kõigepealt see taust ja areng. Et tuleb vaadata, kuidas see õigus on tekkinud Riigikogu tasandil, siis me räägime aastast, 10-aastasest praktikast, ehk tänane on platvormi 9. sünnipäev, aga seadus ise on 2 aastat vanem. Kui me täna räägime kohaliku valitsuse tasemest, siis tegelikult seadus on olemas juba olnud 93. aastast. Platvormil saab seda õigust teostada alates nüüd siis 2020. Ja tänu sellele, et platvormil seda õigust saab teostada, on hakanud meil tekkima terviklik pilt selle õiguse teostamisest, mis seda eelnevat aega, seda pilti meil ei ole. Me lihtsalt ei teadnud, mis kohalikul tasandil selle õigusega toimub. Ja läheb meil järjest, kas öelda nüüd paremini, aga meid teatakse järjest rohkem ja seda õigust kasutatakse järjest rohkem. Kui eelmine aasta tähistasime 10. aastat just selle õiguse sünnist, siis me tegelesime seetõttu Riigikogu tasandiga, sest just täpselt sellepärast, et meil ei olnud seda ülevaadet kohalikul tasandil sinna kõrvale panna. 4 aastat on natuke liiga vähe, et ühiskondliku protsessi analüüsida ja mina olen selles mõttes analüütik, räägin keeruliselt ja detailselt, aga ma proovin neid infoampse nagu lühidalt ka täna edasi anda. Ja üks suurem asi, mis meie käest küsitakse, peamine küsimus on mõju. Et mis on nende algatuste mõju ja meie analüütilise publiku jaoks ma tõin just siia välja need väga tehnilised terminid, aga see aitab seda raamistust enda peas ehitada. Et me saame vaadata ühe algatuse mõju, et mis on nüüd konkreetne algatust, mis sellega saab juhtuda. Saab olla otsene mõju õigusloomele, et selle tulemusel hakatakse õigusakte muutma. Saab olla kaudne poliitiline mõju, et näiteks õigusakti ei tule, aga järgmistel valimistel korjavad poliitikud selle teema üles. Ja siis loomulikult avalik arutelu, eriti küsimused, kus eesmärk ei olegi õigusakti muutmine. Näiteks soovitakse mõne protsessi kohta rohkem infot, soovitatakse mõne protsessi üldse ümber vaadata, siis sellised algatused toovad need küsimused fookusesse ja siis avalikkus hakkab seda küsimust arutama. Tavaliselt need on sellised reaktsioonid vastuolulistele otsustele, ühiskondlikele šokkidele, aga ka on inimõiguste ja keskkonnateemasid, mis toovad täiesti innovatiivse idee ühiskonna suurde arutellu. Kõige suurem muutus, mida olen mina jälginud, on kindlasti perekonna seaduse muutmine, kus enne kollektiivset õigust me rääkisime ainult rakendusaktidest ja pärast me rääkisime juba abielust. Et see on selline konkreetne murdepunkt olnud, see suur kollektiivne pöördumine. Et saavad tulla ka innovatiivsed ideed, mitte ainult vastu olemine, mis praegu on meedias hästi kõvalt esindatud. Ja siis me saame vaadata seda instrumendi terviku mõju, et kuidas üldse selline õigus meie ühiskonnas toimib või ei toimi. Kõigepealt me näeme juba andmete pealt, et suurem osa ühiskonnarühmi hakkab kaasa rääkima. See, kas meile meeldib, kuidas nad räägivad või ei meeldi seda, sellega ma praegu ei tegele, aga nad hakkavad kaasa rääkima. Usaldus demokraatia vastu ja rahulolu sellega. Siia ma ei saa öelda, et kas see kasvab või kahaneb. See oleneb sellest, kuidas me neid algatusi menetleme. See ei tähenda, et nendega peab nõus olema, aga kui läbipaistev see on, kas arutellu on osaliselt kaasatud ja kas on kõigile arusaadav, kas see tulemus on selge. Ka eitav tulemus võib tekitada rahulolu, kui inimesed saavad ära kuulatud. Ja see on siis rahvusvaheliste ekspertidega kokku tehtud töö, et samu tendentse saab jälgida nii Eestis kui mujal. Ja nüüd ma lähen siis hüppan kollektiivsete pöördumiste kohalikule tasandile. 5 aastat siiski juba on selline teemärk, kus saab kokkuvõtteid tegema hakata. Asi, mille ma siit välja tooksin, on see, et kohaliku tasandi kasv on ilmselge. Et ma julgen ennustada, et 5 aasta pärast ta võib olla 5-kordne.
sest me näeme seda tendentsi kasvu ja kui me lihtsalt mõtleme, et Riigikogu on nagu selline üks adressaat, siis erinevates kohalikes omavalitsustes see õigus on erinevas staadiumis. Et siin on raske keskmisi tuua, sest ühes omavalitsuses tegeletakse nõnda ja teistes teistpidi. Ja kui siin viimast lauset vaadata, ma kohe näitan teile krüptilist graafikut, et see, mida ma seal näitan, on see, et Riigikogu suunal küll alustatakse rohkem algatusi, kuid lävend ületatakse vähem. Ja praegu on see murdepunkt toimimas, kus me näeme, et ära saadetakse juba rohkem algatusi kohalikul tasandil. Ja nüüd ma näitan seda slaidi, mis analüütikutele kindlasti väga meeldib ja seda tuleks lugeda niimoodi, et esimesed 2 tulpa on Riigikogu tasand, kus on alustatud algatused ja saadetud. Näha on, et kriipsud on järsemad seal. Ja viimased 2 on kohalik tasand. On näha, et rohkem saadetakse juba alustatust ära. Ja rohelised tulbad on nüüd see aasta. Juba eelmine aasta oli see võrdne. Nüüd jah, kui palju siin kohalikud valimised kaasa räägivad, seda ei oska veel öelda. Aga tendentsi me juba märkame eelnevatel aastatel, et nad on juba võrdsustunud tõenäoliselt see aasta kohalik tasand ära saadetud algatustes juba ületab Riigikogule saadetud algatuste hulga. Nii et see on teema, millega tuleb süvitsi tegeleda. Siis lisaks veel demograafilised trendid, et kes siis allkirjastavad. Ja siin väga oluline, see all nurgas, et kus me oleme need andmed saanud, anonüümitud ja agregeeritud allkirjastamise andmed, need on meil 2 aasta vanune info. See on see info, mille pealt need numbrid on võetud. Ja siis novembris küsisime Omnibussiga, see on siis sotsioloogiline esinduslik valim ja tulemused on mul välja toodud. Kõigepealt, veerand elanikkonnast on juba allkirjastanud kollektiivseid pöördumisi. Me ajaraami siin ei küsinud, see oli siuke üldine küsimus kõikidele sotsioloogidele siin publikus. Ja 3% on valmis tulevikus allkirjastama. Ehk seal vastuse variantide seas oli küsimus, et kas oled allkirjastanud? Ei ole, aga olen valmis? Ei, mitte kunagi. Ja kui nüüd kokku panna need, kes on allkirjastanud, pluss need, kes ütlesid, et nad veel ei ole, aga on valmis, siis me saame 61%. Ja see on oluline number, sest see näitab sama tulemust, mis Soomes on teada, et valimusaktiivsusele hakkab see protsent lõpuks lähenema. Ja noored on portaalis, võib-olla nad ei tunne ennast seal ära, aga alla 24, 43%. See portaal on rahvas seas kasutusel, et lükkame selle müüdi üle, et eestlastele ei meeldi osaleda. Kohalikul tasandil me näeme algatuste laineid. Loomulikult meil on siin professionaalne huvikaitse, aga siis meil on ka digitaalsed meeleavaldused. Ja me teame, et digitaalseid meeleavaldusi tekitavad ühiskondlikud raputused, vastuolulised ja kiirustavad otsused. Nii et kui siin publik loeb, et mis meil siin kõik on tuttavad teemad juba, et millega me oleme tegelenud. Kuidas nendega tegeleda, see on pähkel ja täna kindlasti me vaatame sinna veel sisse. Siis kohaliku tasandi väljakutsed. Me Riigikogu tasandi kohta teame palju rohkem, jälle see 10 aastat kogemust, COVID-i kohta vähem. Aga siiski me näeme, et see kvaliteet on väga erinev ja praegu oleme selliselt välja joonistanud, et me ise tegeleme selle punase sõõriga kõige rohkem, kus me tegelikult vastust ei saa. Eitav vastus on ka vastus, aga kui dokumendiregistris ka seda leitav ei ole, kirjale tuleb ikkagistki väga umbmäärane vastus, siis selle me paneme selle punase sõõri sisse. Baastase on selline, et jah, seadus toimib. Ja roheline on siis selline, kus me näeme, et probleemiga on tegeletud. Me ei hinda tulemust, et kas oldi nõus või mitte, kindlasti mitte. Võib ka olla eitav ja mitte nõustumine, aga
ta saab rohelise siis, kui me näeme, et on sisuline arutelu toimunud ja algataja on vastuse saanud. Ehk nüüd ma näen, et mu aeg on läbi. Need materjalid tulevad teile koos tagasiside ka meili ja ma lähen viimase slaidi juurde ja räägin sealt siis selle põhipunktid ära. Ehk kokkuvõtteks. Kohalike pöördumiste osakaal on jõudsas kasvus. Kogukonnad aktiveeruvad. Kohalikud teemad koondavad inimesi rohkem kui riigi küsimused. Siin on see ventiili funktsioon, on reaktiivsed algatused ja meil on polariseeriv ühiskond, et meil on pidevalt suurenev vajadus kaitsta seda osalusprotsessi välise sekkumise ja kaaperdamise eest. Seda tuleb teadlikult teha, meil on vaja aru saada, et see toimub. Ja muidugi ka see süsteemne areng, et kuidas me meelsuse väljendamiselt jõuame sinna ühise elu korraldamise juurde. Et see on selline sisuline ja süsteemne areng. Ja loomulikult, nagu ma juba rääkisin, see kohaliku omavalitsuse menetluskvaliteedi ühtlustamine. Meil on väga erinev kvaliteet, on väga häid näiteid, aga ka selliseid näiteid, millega tuleb kindlasti veel tööd teha. Nii et tänan teid.